No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt, ma ei tea mitmes kord see aasta juba. Igal juhul täna selline plaan, täiesti prompt video. Teil oli esinemine live ja uus õlle, mida ütles siis mulle kanali vaataja, toetas mind, saatis mulle 5 eurot ja ütles, et proovi seda õlut. Nii et aitäh sulle. Ma ei tea, ma nimest ütles, ma ei tea, äkki võib-olla keegi taha vaata, on ju. Igal juhul jaa. Ütles, proovi seda õlut, uus õlu siis Oceanic Pilsner A. Le Coqilt. Ja ma ei tea, vaatan, kuidas see maitseb. Ma eeldan, et see on okei, sellepärast, et 4,5 ja Pilsner, kurat, see peaks juba meeldima mulle. Nii et püüan selle lahti koukida nii-öelda. Tuuduril omaselt, ma tean, osa teile meeldis, aga vaht pealt. Nii, vaatame, Oceanic Pilsner. Kuule, aga see pole üldse halb, see on päris hea tegelikult. Praegu, muidugi eilini Aleksandrit, ma arvan mingi 12 Aleksandrit teen kindlasti eile. Aga päris hea. See oli sul hea mõte, et kes mulle seda soovitas. Kusjuures praegu on hea hinna ka, Selvers oli ta vist äkki 1,49, 1,59, midagi sellist, nii et okei hind ka. Kuigi mina olen seda meelt endiselt, et õlle peab maksma alla euri või euro maksimum õlle jaoks. Aga sihukest maailma vist enam ei saa siia ka, aga olgu, ma teen mingi väikse jalutuse. Täiesti prompt hakkasin kõndima. Olen siin siis, mis on Ilmatsalu tänav ja Tartus, kes teab. Ja vaatan, mis täna juhtuma hakkab, kuhu välja jõuan. Päris hea, aitäh sulle. No nii, Tartu linna piiri ääres põhimõtteliselt. Aga õlle on endiselt hea veel, see on uskumatu tegelikult selle koha pealt, et linna piiri ääres õlle ikka maitseb hästi. Näete, see on siis nii-öelda Little Annelin Veeriku kant. 5-kordsed majad siin ka. Olgu, vaatan, kuhu ta edasi viib. No nii, jälle tagasi siin Saialile tänavas. Ma ei tea, see hakkab muutuma vist lemmik tänavaks äkki või. Kogu aeg pidevalt lähen siit lõikan läbi. Kes ei tea, kes videoid pole vaadanud, siis otsa jala läbi siit. Auto küll tõesti mitte, jah, aga jala pääseb läbi, nii et ikka esimene õlle veel, mõtle uskumatu. Ja hea indikaator on alati see ka, kui ma tahan teise õlle veel võtta, selle sama õlle veel teise võtta, järelikult on okei õlle, nii et ja praegu seda tõesti on, nii et tõesti teise võib veel juua seda, nii et ma ei tea, ma hetkel kiidan seda õlut, aga ma ei tea, mida teised arvavad. Igal juhul indikaator alati, kui sa tahad samat õlut veel teist korda juua edasi järjest, siis on hea järelikult. Teine õlle käsil, tahtsin korra näidata lihtsalt siit tegelikult, mis tänav see on. Savi ja Kulli tänava juures, et ajast tegelikult läbi. Ja see on täitsa avalik koht, kus minna ka, aga kas mul on mõtet minna siit praegu või? Aga lähme siis tegelikult huvi pärast. Mina lähen. Et siin on vanad need, tahtsin need ühikad, aga ridaelamud, mis tegelikult, ma arvan, tehti mingi 80 juba vist. Sikke väike läbipääs nii-öelda, kes võib-olla ei teadnud seda. Sikke väike rahulik rajoon siin on ja siit saab täna peale tagasi välja vist siit, on ju. Kui ma õigesti mäletan. Ehk siis see on juba Tammelinn minu arust, aga Tammelinna video tuleb suvel kunagi. Sealt ei saa läbi enam, jah, ja siit peab minema. Kas te olete tähele pannud neid kastani õitsemisaega või? Täitsa äge tegelikult ju, või? Väga eksootiline taim Eesti mõttes ei tundu või? Harilik hobukastan, aga hea, ägedalt sõitseb. Ikka veel teine. Kurat, midagi pole öelda. Eesti lipp on ilus lipp, aga kõige parem oleks, ma panen selle pildi Cross, nii-öelda nagu on torgu, lipp Torgu Kuningriigil. See on Nordic Cross ja siis Eesti värvid, see oleks üliilus, aga igal juhul see ka. Aga teate veel, mälumängurid vanad, kuradi, kes kõik vaatasin, et ühel riigil on veel ainult sinine, must ja valge lipu värvideks, mis riik see on. Saate mõelda, ma panen selle täitsa lõppu selle riigilippu siis. Ilus lipp on meil. Aga kurat, siin on ujula tehtud või? Seda ma ei teadnudki. Ujumiskoht lausa või? See tiik oli vanasti igast asju lendas siia, kui olete mingid palle igast ülejäänud asjade juppe nii-öelda. Sest tiigis võib olla isegi, ma ei tea, mis kõik olla võib.
aga ujumiskoht tõstada, kas päriselt käib keegi seal vees siis või? Ma ei tea, väga huvitav. Igal jah, Tamme kool, vana siis gümnaasium saan, nüüd on mujal vist, aga see on siin ikka hästi. No me elasin ise samas kuskil seal tänavast ja siis Tammepõuest tänavast. Ma lähen nüüd Ümera poodi, mis on siis vana klassika nii-öelda, kus ma väiksena käisin. Väiksena, noorena ütleme siis jah. Nüüd on ta vist Selve ABC äkki või. Aga siit tänavast on palju kõnnitud ka. Ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et täpselt samad teed, kus ma praegu kõnnin. Ma arvan, ma olen kõndinud 1000 korda kindlasti, sest ma elasin siin ja käisin kogu aeg Ümmipoes õlut võtmas. Ja süüa ka vahepeal jah, aga õlle on tähtsam. Ja näete, see maja siin, see oli juba siis täpselt samasugune, ütleme siis selles mõttes, niivõrd kuivõrd täpselt saab olla, oli samasugune, nagu ta oli siis, kui mina elasin, nii et ütleme siis 20 aastat tagasi, rohkem isegi jah, 25 aastat tagasi oli see samasugune. Ei tea, mis sellega toimub siin jah, igal juhul selline värk. Õunapud õitsevad, aga kõrjast pole näinud jah, lõigatud ei ole jah. Arsti paistab Riia manterist juba ja purksipuit käib paremale sinna, aga purksi mul hetkel vaja pole, et võtan siis mõned õlled kotti juurde. Et siis nagu on kindlus sees nüüd endal ka. Purksiputka on siin jah. Aga ma praegu ei taha purksi. Okeaanik Pilser, päris hea, mina ütlen küll, et täitsa okei õlle oli see. Et võib teinekord juua küll, aitäh sulle, kes seda soovitas. Võite veel teha niisugust asju selles mõttes, et vaatajad, et kellel huvi pakub, et soovitage mind õlut. Ja eks ma siis maitsen seda. Jälle olen jõudnud siia selle imeliku bensuka juurde. Sorry, Rokk on praegu käsil jah. Ehk siis 3. õlle täna. Tiksa mets on seal. Ma ei hakka sinna praegu minema, äkki on sääski, seal mul lühkarid jalas. Ilus suvine ilm, aga ma sealt raudtee vahelt läbi, aga ma ei tea, mis siia sattusin jälle. Kõik teed on nii kõnnid. Oota. Äkki tuleb vihm peale või? No vaat ei ole igal juhul, midagi huvitatud väga juhtud ei ole. Kõndisin klapid peas, kuulasin mussi ja nõlut. Sorry, et iga video tuleb, aga midagi pole teha, lihtsalt vahepeal on. Et ma ka ei tea ette kõik asju. Seda märki ignoreerige, tegelikult saab läbi siit. Kergusteel peab otsa lihtsalt. Aga pole viga, pole vigu. Siit läheb väike rada. Ja rada tegelikult läheb raudtee juurde, aga see peab ette vaatlik muidugi. Peate ikka vaatama ka, kes siit liigub. Siis üks väike rada läheb, mis on tegelikult päris hea. Ja jõuab välja selleni siis, põhimõtteliselt selle, nüüd on ta Valdorf kool, vanasti oli siis selle Maaülikooli peahoone. Siuke väike rada. Ops. Ja siin raudtee peal, ametlik ülekäik siin muidugi ei ole, et selles mõttes muidugi ma ütlengi, see on mahatud raudtee, siin võib kõndida nii palju kui tahad. Ja siin ma olen kõndinud ka, ma olen videost ka päris palju teinud vist siit videoid. Lõpuni kõndinud ja siitpoolt tulnud ja kõik see mahatud maja, mis siin oli ja kõik on läbi kõnnitud nagu 1000 kordi. 1000 ei ole päris, aga igal jah. Et igal jah, siit saab üle ja siis natukene paremale tulla. Ja tuleb siit kohe teine nii-öelda rada, mis läheb siit siis. See raudtee on sõidetav jah, et Elronid kõik jäävad siit. Aga siit jah saab vaikselt üle ja hops, teenindustee. Selle ma läbi kõndinud kõik Vorbuseni, kaugemale Kärknasse välja olen kõndinud. Asi me vaatame jah, et siit ei tule, et see on tegelikult nii-öelda mitteametlik koht jah, et tegelikult siit justkui ei võiks tulla, aga üle minna, aga näed, seal on siis vana peamaja, praegu Valdorf kool. Ja seal on ka suur siis nii-öelda tee ja kergustee. Kusjuures siin on naljakas see, et kergustee on peaaegu sama lai nagu see tee ise. Kuskil jah, 5 meetrit lai kergustee. See on huvitav. Näete nüüd seda. Ikka natuke kitsama vist jah. Mõõdame ära selle laiuse ka siis. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 ütleme jah, või 7 isegi võib-olla. Okei, nii lai ei ole siis jah. Ma arvan, et see on ka tegelikult vaata. 1, 2, 3, 4 meetrine jah. Aga näed, kui vaatad perspektiivi, vaata suht sama vaata tundub on ju. Okei, laiemist jah. Ta oli 7 ikkagi. 7 ja 4, päris hea ikka. Aga jah, valgus kõik, super. Et õhk on soe, mõnus on, aga täna vist keegi ütles ka, et äkki võib vihma tulla, nii et vaadake need pilvi ka. Et ma ei tea. Kui tuleb vihm,
põgenen koju, koduõnnest pole kaugel siit. Torm paistab, hobused või? Ja. Osadel meeldib hobused, see on hästi imelik, aga samas fine. Siia on päris lahedalt tehtud see õunapuu aed nii-öelda. Torn on seal, siis Maaülikooli ühikas. Ja need õunap, kunagi vaatasin ka, et päris ägelt tehtud tegelikult. Et nagu siis tudengid on teinud, on ju, või noh, koos õppejõududega. Näed, aed õunapuu. Ja osad minu arvates kandsid vilja isegi mingi hetk. Et nagu, vaat siuksed asjad mulle meeldivad. Puude istutamine, kogu see värk, et selles on super. Mulle see asi meeldib, kurat. Näed, õunakurv. Aga väga lahe. Siuke on super. Respekt. Ise käisin muidugi siin koolis ka, nii et mina olen õunapat ise istutanud muidugi. Aga siin koolis ma käisin jah, ja õppetöö toimus ka enamus aega seal. Ja vahepeal ka siis see on spordihoone, siin ma olen ka palju käinud kossu mängimas, aga spordihoone taga on siis nii-öelda praegune peahoone. Maaülikooli peahoone siis nii-öelda. Praegu siit ei paista jah. Noh, see valge nurk sealt natuke paistab, aga jah, minu töö oli kõik siin. Kus mõned on päris suured juba ka, õitsevad ka ilusti ja hakkan jõudma kodu poole ja olen Tähtveres. Kurat, tõesti ei tulnud nii põnev video, nagu ma eeldasin tänasest päevast, aga midagi pole teha, vahel teistkümnes päevad ka. Krossvali täna läheb sealt, mis Tallinnast saab ja see on siis Koidula, see, kes oli 100 peal vist, jah. Ei, sorry, Jakobsoni, jah. 500 peal Jakobsoni, jah. Et igal juhul selline video sai. Veits imelik, aga ma arvan, et vaatajad, kellele pakub huvi natuke jälgida, mis nagu tegelikult toimub inimeste nii-öelda peas ja mõtetes ja kõndides, siis sellest aimu saab ka nii-öelda. Aga olgu, mis ma vatran. Olge tugevad ja keretkevad ja kõik ja kogu see värk ja humal. Olgu midagi teiega. Ja tšau.